Tere! Selles videos tuleb juttu vanaaja maailma kõige jõhkramatest tüüpidest ja ühtlasi ühest vanaaja kõige suuremast ja kaunimast linnast. Sihuke vastuolusid täis video. Nagu me Mesopotaamia teemat sissejuhatavas videos rääkisime, siis mõni aeg pärast sumereid olid Mesopotaamias vaheldumisi võimul assüürlased ja babüloonlased. Nemad ongi selle video teemaks. Kõigepealt siis mõni aeg pärast sumerite tegutsemist oli Mesopotaamias siis Vana-Babyloonia riik ja mingi aeg oli sellel kuningas nimega Hammurabi. Tema vallutas kõik Mesopotaamia väikesed riigid ja ühendas üheks suureks riigiks või impeeriumiks. Ja selleks, et kõiki neid erinevaid rahvaid valitseda ja hoida kindlat korda, lasi ta koostada suure seaduste kogu. Ja need on ühed maailma vanimad seadused. Ja kui tänapäeval on kõik seadused internetis Riigi Teataja lehel olemas, minna vaatama, siis sel ajal seda polnud. Aga kuidagi pidid inimesed ju teadma, et mis seadused kehtivad, et ma ei rikuks jumala eest mingisugust seadust. Ja selleks lasi Hammurabi seadused raiuda kivisammastele ja paigutada need sambad üle riigi laiali, et igaüks saab minna samba juurde ja tutvuda, mis seal kirjas on. Ja need niinimetatud Hammurabi seadused olid üsna karmid seadused. Põhimõte oli selles, et kuriteole peab järgnema samaväärne karistus. Selle kohta on ka selline väljend silm silma vastu, hammas hamba vastu. Ja seal seadustes oligi otseselt kirjas, et kui keegi lööb teisel silma peast välja, siis tuleb karistuseks tal ka silm peast välja lüüa. Ja päris paljude kuritegude eest oli karistuseks surmanuhtlus. Aga oluline on veel see, et inimesed ei olnud seaduse ees võrdsed. Ühiskonnaõpetuses õpite sellel aastal, et meil on siin tänapäeval Eestis demokraatlik ühiskond ja kõik inimesed on seaduse ees võrdsed. No Hammurabi seadustes ei olnud üldse nii. Kui keegi tegi rikkale inimesele liiga, siis oli, et oi, väga tõsine asi, kohe raiume käe maha või poome üles. Aga kui keegi tappis näiteks orja ära, siis oli, et nojah, mis seal ikka, ainult orja omanikule tuli kahjutasu maksta. Umbes, et jama lugu, sul on nüüd üks ori vähem, pole kedagi, kes sul prügi välja viiks. Näe, võta raha ja osta uus ori. Kuidas teile sellised seadused tunduvad? Kas on hea, et seadused on karmid? Või saaks ka kuidagi teisiti? Eks selle üle arutatakse tänapäevalgi, kuigi nii karme seadusi õnneks vähemalt tänapäeva Eestis enam ei ole. Aga karmide ja julmade inimeste teemal jätkame. Vahepeal pääses Mesopotaamiat valitsema hoopis Assüüria riik. Assüüria paiknes Mesopotaamia keskosas. Assüürlased olid selline rahvas, keda kõik Mesopotaamias kartsid, sest nad olid eriti head sõjamehed. Ja nende eesmärk oligi see, et kõik neid kardaksid ja ei julgeks neile vastu hakata, et nad saaksid kogu maailma vallutada. Nad olid sellised tõesti kurjad maailma vallutajad, tegid kogu aeg. Tegelikult me ei tea, kas nad tegid sellist häält, aga nad olid ikka päris kurjad ja ebainimlikud. Oli kaks asja, miks nende vallutused väga edukad olid. Esiteks, neil oli hea professionaalne armee, mis oli varustatud kvaliteetsete rauast relvadega. Raud oli sellel ajal uus tehnoloogia. Ja neil olid väga head insenerid, kes oskasid linnade piiramistel ehitada igasugu masinaid, tunneleid, sildu ja nii edasi, millega müüre maha lõhkuda või oma mehi müüridest üle aidata. Aga teiseks veel olulisem, nad kasutasid terrorit. Ehk siis, kui nad mingi linna vallutasid, siis nad sihilikult piinasid ellujäänud elanikke, hävitasid mõnuga linna maatasa ja küüditasid elanikud. Mõnikord tuhandete viisid inimesi teistesse riigi osadesse, et neil kaoks side kodumaaga ja et nad ei hakkaks vastu. Lihtsalt üks näide, mida tegi Assüüria kuningas Assurbanipal Suru linna vallutamise järel. Ma ehitasin linna väravasse torni ning piitsutasin kõiki mehi, kes olid mässanud ja katsin torni nende nahkadega. Jah, inimnahkadega. Mõned ma müürisin torni sisse ja mõned ma torkasin teivastesse torni otsa. Sealjuures assüürlased üldse ei häbenenud neid haigeid asju, mida nad tegid, vaid nad kirjutasid kõik need üles ja paigutasid need kirjeldused suurtele sammastele või stendidele sellistesse kohtadesse üle impeeriumi, kus kõik saaksid lugeda, kui palju ja kui võikalt nad inimesi tapnud on. Ja Assüüria kuninga palee seinad olid kaetud vägevate stseenidega kõikidest jubedustest, mida nad korda saatsid. Eesmärk oli see, et kui mõne teise riigi saadik tuleb nende juurde näiteks läbirääkimistele, siis ta näeb seal seintel kõiki neid jubedusi, pist tuleb püksi, kartma, ei julge enam vastu hakata ja niimoodi assüürlased võidavad. No, ühesõnaga suhteliselt haiged tegelased olid assüürlased. Assüürlased uskusid, et nende kaitsejumal Ashur tahab, et nad vallutaksid aina rohkem ja võidaksid lahinguid
ja et kui nad peaksid kunagi lahingu kaotama, siis kogu maailm variseb kokku. See ei olnud võib-olla kõige nutikam asi, millesse uskuda, sest kui kogu sinu maailmavaade põhineb sellele, et sa ei tohi mitte kunagi kaotada ja siis sa ühe korra kaotad, siis on läbi, siis on kõik. Ja asüürlastega oligi täpselt nii. Pärast kuningas Assurbanipali surma, kes oli saavutanud kuningriigi suurima ulatuse, lagunes riik väga kiiresti laiali ja kõik need rahvad, kes seni täiega kartsid ja keda asüürlased olid piinanud ja kes hoidsid salaja niimoodi vimma nende vastu, tõusid üles ja ründasid asüürlasi. Ja nende pealinn Ninive hävitati koos seal paiknenud savitahvlite raamatukoguga, mis oli tol ajal kõige suurem raamatukogu maailmas. Seal oli 10 000 savitahvleid. Ja lõpptulemusena Assüüria riigi südaalad hävisid nii põhjalikult, et see tühjenes inimestest ja linnad jäeti maha. Seejärel pääses Mesopotaamias võimule uus Babyloonia riik, mis ulatus peaaegu sama suurele alale kui uus Assüüria riik. Ja selle pealinn Babylon kujunes kõige suuremaks ja uhkemaks linnaks vanaja maailmas. See oli muuseas esimene linn ajaloos, mille rahvaarv oli suurem kui 200 000 inimest. Ja Babyloonia kuningad lasid ehitada endale uhke palee, mille terrassidel ja katustel olid uhked ja lopsakad aiad kõiksugu erinevate taimedega, palmid, viljapuud ja nii edasi. Ja sinna juhiti vett niimoodi üles nendele terrassidele niisutamiseks. Ja kuna nende taimede rippuvad oksad katsid peaaegu kogu palee, siis kokkuvõttes nägi see välja peaaegu nagu metsaga kaetud tehislik mägi. Ja see oli nii vaimustav, et seda hakati nimetama Babyloni rippaedadeks ja muistsete kreeklaste jaoks, kes panid kirja vanaja 7 maailmaimet ehk nende meelest 7 kõige uhkemat ehitist, olid need aiad üks 7 maailmaimest. Aga mis meile siis sellest videost võiks meelde jääda? Esiteks, kuningas Hammurabi seadused olid ühed maailma vanimad seadused, mille põhimõtteks oli silm silma, hammas hamba vastu. Teiseks, assüürlased olid julmad vallutajad. Kolmandaks, Babylon oli üks maailma suurimaid ja uhkemaid linnu ning seal asusid Babyloni rippaiad ehk üks vanaja 7 maailmaimest. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!